tragedy. I try not to lose what's left to me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. But only you and I. We touch the sky when we ignite. Yeah, when we come alive. When we come alive. Kümnenda mai varahommikul siis Sport Augusta poole, vahepeatu Sport Breedis, kus ostsin helkurvesti ja turvasärgi. Seal tuli teha veel narkotest ja lugesime läbi hunniku pabereid ning järgmisel hommikul saigi juba tomatite kallale minna. Olen siin samuse Sport Augustas tomateid korjamas, loodame, et saame videopäeviku varsti üles ka. Kambaga ringi sõites jäi harjumus teha sooja toitu, nagu siin näha. Seega nüüd tuleb natukene paremini kokku panna. Siin on nagu ikka oad ja pasta. Aga siis veits lõigu nendele värsket vähe asjalikumat asja. Nagu ikka, magamiskoht on auto, elukoht on auto. Autos elan ma täpselt nii nagu vanasti. Voodi on sees nüüd. Nii see asi käib. Aga tomatite eest on palk sama mis õunte eest peaaegu, veits rohkem õunte korjamise eest. Korjama veel ei ole tomateid hakanud, siiamaani on tegutsenud ainult mingite konksude panemisega, pildid ka näete. Aga siuke see elu on, õhtud ei teinud süüa, hommikul tegin tööl ja vaatame, mis poisid alutas ka seda. Sain seal hästi läbi ühe noorem kasvatajaga, junior groweriga, Stefaniga, kes oli Saksamaalt ja integreerus parasjagu Austraaliasse ning ta kutsus mind matkale. Hey, like come to it, I will roll up. Is it gonna like spit some thorns for you? On you? They're trying to leave. Leave me alone, guys. It's Just wait what happens when you see him. You gonna catch him? Watch out. Drop the keys when my failures were. Now my hands can't reach that far. I ain't made for rivalry. I can never take the world alone. I know that in my weakness I am strong. Jällegi väike mägi. Inimesed on kaasas, ülemus ja siis üks teine backpacker Kanadast. Järjekordne küngas on valutatud, siis istun ääre peal. Veits kommenteerivad eesti keelt, et on veits naljakas, aga vaade on siit ilus. Et ma keeran kohe selle asja. Just oli, was it 600 meters? Ja oli natuke üle 600 meetri. Et kõrgust küll ei ole, aga vaated on ilusad ja neid näitab me kohe siia videoks. Brother, I'm right here. And on those days when the sky begins to fall, you're the blood of my blood. We can get through it all. Tolle mäe otsast oli tõepoolest 360 kraadi hämmastavaid vaateid. Kahetsen siiralt, et ma ei käinud rohkematel matkadel ja väljasõitudel sealt Port Augustast oma 6-7 nädala jooksul. Kuid varsti olin jälle tomatite keskel ja töö läks edasi. Leidsin ka uusi tutvusi, nagu pesuköögi juures kohandatud sakslased, kes ühest farmist omale armsanud kutsika kaasa võtsid ja seda nüüd Euroopasse üritasid saata varsti. Käisin ka mõnel peol, kohtasin seal palju inimesi, igasuguseid toredaid ja huvitavaid. Muidugi oli palju ilusaid varahommikuid tomatite keskel ja sõites päikesetõusu poole maanteel. Kuid varsti tuli aeg, kui mu kalliks saanud sõbrad Lauren ja Emma olid lahkumas ja tegime viimase hilise hommikusöögi nendega koos. Evacuate now.
Ühel ilusal päeval oli siis mingisugune alarm, läksime siis kõik väljapääsude juurde, aga supervisorid ütlesid, et see on mingisugune valehäire ja mingi aega tööle tagasi. So I know the phone is not loud. See video siis kajastab minu frustratsiooni teiste tegemata töö puhul, et kui mina ritta jõudsin ja paljud tomatioksad olid toestamata, siis ma ei saanud ju jätta neid ometi tegemata, nii läks mul iga reaga palju kauem kui ette nähtud. Aleksi ja Dylaniga sain tuttavaks läbi Emma ja Laureni ning kui nad Emma ja Lauren läinud olid, siis veetsingi rohkem Aleksi ja Dylaniga aega. Siin me siis teeme niisama lollusi Aleksiga pargis, peale mida nautsime paar õlut päikeseloojangus. Kui esimese 2 nädala jooksul panin J-tähekujulise konkse, siis peale seda sain uue töö, milleks oli tolmutamine. Põhimõtteliselt peksin trossi, mille küljest tomatid rippusid, et see virvatsioon siis tolmu õie sees vabastaks. Töökoht oli siis nagu näha hiigelsuur kasvuhoone, neid oli seal 4, igas kasvuhoones siis mitusada 000 taime, kokku 750 000 või alla 1 miljoni taime. Igas kasvuhoones oli 2 poolt, vasak ja parem, keskel oli betoon ja nende äärel siis jooksid read tomateid, ridade põhjas raudtee moodi relsid, torud, kus peal siis selle trolliga see liigutud. Niisiis, mõndasid teisi töid olete näinud, mida ma siin teinud olen või siis vähemalt ühte seda pulgaga tagumist. Kõige esimene töö, hakkasin, oli täpselt selline, et konksud. Esimesed konksud tuleb panna niimoodi siia tomati kaela ja siis mõõriga üles, et tomat ilusti seisaks ja ära ei murduks. Ja nii ma siis 2 nädalat tegutsesin ja nüüd on uus töö. Varsti hakkasin käima jooksmas ja muutus üsna regulaarseks ning Dylan ühines minuga. Siin siis pilt meie jooksmise ajal päikeseloojangust. Saimegi jälle uusi tuttavaid, uusi tulijaid farmi ja kui tomati korjamiseks läks, siis nägi, kui palju tegelikult tomatid raisku läheb. Siin siis lõkkeõhtu Vajallas, kuhu üks töökaaslane kutsus ja mis oli päris tore õhtu vahelduseks rutiinsetele töönädalatele. Tal oli ka mõni lind. Siin on selline väike linn nagu Vajalla ja eile õhtul tulime siia ühe töökaaslase, tomatifarmi töökaaslase juurde lõkkeõhtule, mõnus lõkkeõhtu ja täna siis vaatan linnas ringi. Ostan omale madratsi, kuna ma kavatsen 2 aastat või siis 1,5 aastat veel autos elada ja vaatan niisama ümbruses ringi väike pühapäev väikse väljasõiduga. Ja kaamera lükkasin pulti jälle sellepärast, et see koht siin päris meeldib mulle, mis siin paistab. Päris siuke ilus rand tundub olevat ja mõnus vaade, nii et ainult sellepärast. Suur tehas, mingisugune metalli töötlemise tehas, nagu ma aru saan. Ja kogu selle tehase peal see linn siin elab. Kahjuks aga on vist see tehas võlgades ja on maha müümist ootamas ja raostmist ootamas, et uuesti tööle hakata. Et kui see tehas pankrotti läheb, siis on kogu linnal väga kurvasti selle oluga, et kogu linn sureb välja ilmselt, aga loodame parimat. Siin samas kaugemal paistab Point Lowly, siis kuskil seal kandis. Ja seal taga on väike laht, kus me siis tegime, lutsu viskasime ja tolle videoreisil tegime. Ehk mäletate. Meenutab sellist vana Westerni linna natuke, et varsti lähme
lähen jalutan siin Peatänaval ka. Seal on eriti nagu seda hõngu kuidagi nagu mingi vana kaevanduslinna hõngu. Eks ta osalt nagu olegi seda, sellepärast et ikkagi selle tehase või kaevanduse najal elab, aga künka otsast on paista siis veel madalad rannaliivad. Siin mingid vennad skuutritega ajavad ringi rannas. Pole ammu sellest videoblogi teinud, justkui ei oska enam. Peamiselt sellepärast pole mingeid uudiseid olnud viimased nädalad peale reisi vahetult apelsine korjates. Ja siis siin hilisemad mõned nädalad, 4 nädalat nüüd on tomateid siin kabistatud, igat pidi konksu otsa pandud ja ja siit paistab siis linna rand, kohalik rand ja ka sadam. See on nii-öelda jahisadama moodi asi, aga sinna loodetavasti jõuame. Siin siis on piknikulauad, kus kunagi teise maailmasõja kahurid. Selline vaatapunkt ja vaba aja veetmise punkt, nagu siin armastavad teha. Kiire jalutuskäik Vajalla nimelise linna. Juba pisut enne seda aega, kui ma seal lõkkõhtul käisin, sain ma kuidagi uue hingamise. Eks Aleksi ja Dylan ja nendega läbikäimine, Eesti tüdrukud, kes sinna saabusid ja kõik muu säärane. Uus energia ja varsti oli aeg edasi liikuda, nii et siin ka uue energia hümn. Sellised lahed ja rannad on põhjus, miks ma võiksin osta endale paremad rehvid või siis võiks olla suurem maasto, sellepärast et mõtle, kui äge oleks seal liiva sisse kaugele välja sõita, peaaegu mereni välja ja sellises rannas aega veeta. Midagi väga köitvat on selles madalas liivases rannas. Korra ma juba kuskile sellisesse kohta kinni jäin, aga oleks mõttes paremad rehvid võtta. Ja veidi nuutikamad kõikad. Vajalla paistab sealt. Varsti peale seda tulid Porto Augustasse tööle ka Margaret ja Gerti, kelle kohtasin Kuala Lumpuris ning kellega aega veetsin Perthis. Veel paar nädalat tööd, sain nii profiks, et sain oma trolli reilide sellelt ehk torudelt maha ajada. Käisin ka mõnel peol, see oli siis mõne mehe lahkumispidu ühes põhimajas. Polnudki nii väga pidu kui mõnus istumine. Muide peale seda mängu tegime ühe ringi, kus igaüks sai ühe viske ja võitja sai siis määrata selle, kes oma joogi lõpuni kugistab usu või usu, aga mina sain sisse ja määrasin jooja. Edasi oli siis veel tööd pisut üks pidu, kus oli mitme inimese sünnipäev ja minu lahkumispidu. Päris äge pralle oli. Peale seda autole uued sussid alla ja oli aeg edasi liikuda.